Tere! Minu nimi on Mihkel Selberg ja ma lõpetasin kevadel Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži liiklusohutuse eriala. Ma kirjutasin lõputöö siis teemal pikivahe märgistuse seosest pikivahe nõudest kinnipidamisega. Eesti teedel, nagu ka mujal maailmas, toimub küllaltki palju liiklusõnnetusi tagantotsa sõitude tõttu. Et ka näiteks 2018. aastal toimus Eestis 182 inimkannatanutega liiklusõnnetust kokkupõrke tõttu ees seisva või liikuva sõidukiga, millest sai vigastada 284 inimest ning hukkus 5 inimest. Ja üheks väga tüüpiliseks tagantotsa sõitude peamiseks põhjuseks ongi peetud ebapiisavat pikivahet. Eestis on läbi viidud ka uuringuid, mille kohaselt siis sõidukijuhid sõidavad ohtlikult väikese pikivahega ning nad ei tea, milline on ohutu pikivahe ning millist pikivahet peab hoidma asulavälisel teel. Et selle Turu-uuringute AS uuringu kohaselt on üle poolte sõidukijuhtidest ei tea, milline see korrektne pikivahe on. Ma näitan ka väikese videoklipi elust enesest, mille ma jätan nüüd siin seisma. Et võib-olla sealt tuleb ka välja, et miks see teema mind huvitas. Et antud klipp on siis filmitud kooliteel koolist Haapsalust Tartusse. Et kursavend sõitis GPS järgi kiirusega 90 km tunnis ja veoauto siis tahtis küllaltki pikalt just sellise pikivahega seal järgi sõita, nagu siin ees on. Ilmselgelt te saate aru, et see on ohtlikult väike pikivahe ning ma usun, et kõik te olete tundnud või olnud sellises olukorras, kus te saate aru, et taga sõidetakse ohtlikult väikese pikivahe. Et sealt ka see põhjus, miks see teema mind huvitas, et igapäevaselt ma näen ja tajun seda ohtu enda ümber. Ja siit siis ka väike videoklipp jällegi sellisest võimalikust tagajärjest, et see ongi väga tüüpiline näide, kuidas siis ebapiisava pikivahe tõttu meil lihtsalt ei ole võimalik reageerida, kui ees nüüd mingi ootamatu takistus tekib, keegi ees pidurdab ootamatult ning sellistes olukordades ongi tagantotsa sõit väga tihti täiesti vältimatu. Et selliseid olukordi juhtub liikluses igapäevaselt. Ja mis siis võiks olla potentsiaalne lahendus? Nii nagu mujal maailmas paljudes teistes riikides on ka Eestis nüüd alates 2009. aastast teedel pikivahe hindamist lihtsustavad teekatte märgistused. Alates 2014 on neid kokku siis 21 erineval teelõigul. Arvestades Eesti kliimat, kulub see märgistus talviti märkimisväärselt ning neid tuleb praktiliselt iga aasta uuendada. Sellest tulenevalt oli minu töö eesmärk siis uurida, millist pikivahet hoiavad sõidukid tiheda liiklusega asulavälisel teel pikivahe märgistustega lõikudel ning millist pikivahet hoitakse, kui need märgistused on kulunud ning ei ole enam korrektselt nähtavad. Nagu ka antud pildist on näha, siis ma olen selle punase ringi sinna ümber teinud, et ma usun, et ilma selle punase ringita oleks päris raske aru saada, et see nüüd ongi see pikivahe märgistustega teelõik. Aga selline nägi see lõik välja kevadel, kui ma oma kordusmõõtmiseid tegin, et see on siis Pärnu maanteel. Eesmärkidelt lähtuvalt siis tulid uurimisküsimused. Esiteks, et milline on sõidukite pikivahe tiheda liiklusega asulavälisel teel pikivahe märgistustega lõikudel, kuidas erineb sõidukite pikivahe samadel lõikudel, kui pikivahe märgistused on kulunud ning ei ole enam korrektselt nähtavad ning samuti siis, kuidas erineb sõidukite pikivahe Pärnu maantee testlõigul võrreldes kontrollpunktiga. Küsimustele vastamiseks valisin siis 4 pikivahe märgistustega teelõiku, kus viisin läbi mõõtmised. Mõõdetavateks teelõikudeks valisin võimalikult suure liiklussagedusega kaherajalised asulavälised pikivahe märgistustega teelõigud, kuna ohutu pikivahe hoidmine on suurema liiklussagedusega teelõikudel just suurem probleem kui väiksema liiklusega teedel. Ja samuti ma soovisin uurida olukorda siis põhimaanteedel. Toetudes ka eelnevatele Eestis läbi viidud uuringutele, pikivahe uuringutele, siis pikivahe nõudest kinnipidamise hindamiseks on aluseks võetud mõõtetulemused, mille puhul on intervall eelneva sõidukiga 5 sekundit või vähem. Suurema pikivahe puhul on tegemist juba 2 eraldi liikuva sõidukiga, kelle käitumine siis ei sõltu enam üksteisest. Samuti ei käsitletud ka selle töö raames sõidukeid, mille intervall eelneva sõidukiga oli 0 kuni 0,5 sekundit, kuna tegemist siis oli kas ebatüüpilise olukorraga liikluses, näiteks ka siis möödasõiduhetk või pukseerimine või siis juba nii lühikest pikivahe hoidev juht on nii tugeva liikluste liigiga, et mistõttu teda pikivahe märgistused ilmselt ei mõjutaks.
Siis ma viisingi valitud lõikudel läbi mõõtmised. Sügisel, kui pikivahemärgistused olid hästi nähtavad, siis 12 tunni jooksul igal lõigul ning kevadel viisin läbi kordusmõõtmised, kui märgistused olid talvega ära kulunud, jällegi 12 tunni jooksul igal lõigul. Mõõtsin just 1 päeva raames, et vähendada ilmamõju ning samuti oli ka küsimus mõõtevahendite kättesaadavuses. Ilm oli sügisel ja kevadel väga sarnane, mõõtsin novembris ja siis märtsis. Kuid nii nagu täna siin ka eelnevatest ettekannetest tuleb välja, minu kevadmõõtmised toimusid samamoodi eriolukorra ajal. Sellel hetkel oli siis liiklussagedus minu valitud lõikudel keskmiselt 26% väiksem. Tulemustest koorus välja väga selge probleem. Suur osa sõidukijuhtidest ei hoia seadusega nõutud pikivahet, milleks siis on asulavälisel teel vähemalt 3 sekundit. 76% hoidis pikivahet väiksem kui 3 sekundit. Antud joonisel on siis välja toodud, arvesse võetud kõik siis mõõtmistulemuste käigus valimisse kuulunud sõidukid, ehk siis 0,5 kuni 5 sekundit intervallidega, nii kevadel kui ka sügisel. Siin tabelil on siis välja toodud pikivahede osakaalu muutus vahemikes pärast teekatte märgistuste kulumist. Ja ma arvan, siin on hästi oluline ongi välja tuua just see esimene rida, see vahemik 0,5 kuni 0,99 sekundit, kus siis on märgistuste korralik olemasolu hästi muutnud sõidukijuhtide käitumist. Vahemikes 1 kuni 3 sekundit on pigem isegi kulunud märgistustega sõidukijuhte vähem ning vahemikus 3 kuni 5 sekundit on kulunud märgistustega sõidukijuhte rohkem. Ehk siis nendes vahemikes olid tulemused natukene vastupidised oodatule. Sellest tulenevalt tegin peamised järeldused. Jällegi toon välja, peamine positiivne efekt hästi nähtavatest pikivahemärgistustest paistab välja just väga ohtlikus pikivahe vahemikus 0,5 kuni 0,99 sekundit. 3 lõigul 4 antud vahemikus olevatest sõidukest siis suurenes pärast märgistuste kulumist. Samas keskmised pikivahed suurenesid ka pärast märgistuste kulumist 3 teelõigul 4. Et see oli jällegi vastupidiselt oodatule. Ja ma arvan, et siin ongi väga oluline välja tuua just seda, et pikivahe hoidmist ikkagi mõjutab suurel määral liiklussagedus. Kuivõrd kevadel oli liiklussagedus tunduvalt väiksem, ligi veerandi võrra, siis ka sellel hetkel hoiti pikivahet natukene rohkem, mis siis, et neid pikivahe märgistusi hästi ei olnud nähtaval. Ja töö tulemustest siis sain teha mõned ettepanekud. Minu arvates kindlasti kõige olulisem on sõidukijuhtide teadlikkuse suurendamine. Paljud sõidukijuhid ei tea, milline on ohutu pikivahe ning mis selle väikse pikivahega võib kaasneda, millised ohud seal mängivad seda rolli. Maanteamet teeb erinevatest teemadest kampaaniaid, pikivahe teemast kampaaniat ei ole olnud, et võiks seda äkki kaaluda. Samuti on olnud meedias juttu vähe, ma usun, et siin oleks ka võimalus Politsei- ja Piirivalveametil natukene kampaaniat või teavitustööd teha. Ja kindlasti on siin hästi oluline roll ka autokoolidel uute siis juhtide koolitamise näol. Sest ikkagi väga suur probleem on ka noorte juhtide seas, kes siis lähevad lihtsalt selle massiga kaasa, massihüpnoosiga kaasa. Et kui teised sõidavad selle väikese pikivahega, siis nad hakkavad lihtsalt teiste järgi sõitma. Aga seal tuleb ikkagi koolitustel nüüd see asi välja tuua, et just need tulevased juhid hakkaksid seda korralikult pikivahet hoidma. Äkki siis tulevikus läheb olukord selles osas paremaks. Teise ettepanekuna kindlasti saaksin välja tuua just need samad pikivahe märgistused, millest siis minu töö põhiliselt oli. Et kindlasti ma soovitaksin jätkata olemasolevate märgistuste nähtaval hoidmist, et iga aasta neid ikkagi uuendada. Kuna hästi nähtavad märgistused, siis vähendavad just seal väga ohtlikus pikivahe vahemikus 0,5 kuni 0,99 sekundit sõitvate sõidukijuhtide hulka. See tuli välja ka testlõigu võrdlusel siis kontrollpunktiga. Samas, enne uusi lõike, kuhu võiks kavandada siis tulevasi neid pikivahe märgistusi, ikkagi tuleks kaaluda ning läbi viia põhjalik just nende pikivahe märgistuste mõjususe uuring. Kuna nii minu tööst kui ka eelnevast siis Kardo Kopluse magistritööst, et seal läbi viidud uuringu kohaselt ei ole siiski nende pikivahe märgistused seos Eestis vähemalt pikivahe nõudest kinnipidamisega kuigi suur. Kolmanda ettepanekuna olen välja toonud liiklusjärelevalve. Käesoleval hetkel pikivahe osas liiklusjärelevalvet ei teostata.
ma tegin ka päringu Politsei- ja Piirivalveametile, kes siis vastas mulle, et kuivõrd neil puutuvad vahendid, ressursid ja ka mõõtmisvahendid, siis selles punktis pikivahe hoidmise juures mõõtmisi ei tehta ja järelevalvet ei teostata. Ma siiski leian, et tuleks leida võimalused, kuidas siis liiklusjärelevalvet antud teema osas rakendada ning karistada just neid eriti ohtlikult väikese pikivahega sõitvaid juhte, kes on liiklus ikkagi väga suureks ohuks nii endale kui ka teistele. Sarnaselt karistatakse näiteks juhte Rootsis, kus vähem kui 1 sekund pikivahet on karistatav rahatrahviga ning vähem kui 0,5 sekundit pikivahet on isegi seal võib-olla karistuseks ette nähtud juhtimisõiguse äravõtmine. Ja viimasena olen siin välja toonud ka tehnoloogilised abivahendid. Et tehnoloogia, mis lihtsustab pikivahe hoidmist, see areneb pidevalt. Leian, et selline tehnoloogia areng ning ka uuenev autopark võimaldab sõidukijuhtidel lihtsamalt ning efektiivsemalt hoida ohutut pikivahet. Sellest tulenevalt tulekski leida võimalusi ka antud tehnoloogia propageerimiseks ning just inimeste teadlikkuse tõstmiseks antud tehnoloogia olemasolu ja siis kasutamise osas. Minu poolt hetkel kõik, soovin kõigile turvalist liiklemist ning kindlasti hoidke palun pikki vahet. Aitäh!